siis sellisest asjast nagu rullimine, mis on väga kuum teema praegu. Ja näitangi siis teile need põhilised asendid, kuidas siis teatud lihased rullida. Ja alustakski näiteks siis säärelihase rullimisest, mis toimub nii, toetad mõlemad sääred rullile ja rullid ennast rahulikult edasi-tagasi. Ja siis näiteks liigutad ennast 10 cm edasi ja võtad järgmise piirkonna ette, järgmise kõrguse. Et mina soovitangi rullida niiviisi 10 cm kaupa, sa lihtsalt säästad iseenda energiat. Sest kui ma nüüd peaksin kogu säärt rullima, siis saab, aga mina arvan, et parem on nagu keskenduda mingile konkreetsele piirkonnale. Ja oletame siis, et sa alguses käid niiviisi sääred läbi, natukene pöörad oma jalgu sissepoole ja väljapoole, siis sa käid läbi säärelihaste erinevad osad. Ja siis järgmine tase sellel ongi ühe sääre rullimine. Niiviisi sa paned ühe sääre peale topeltraskuse ja põhimõte on sama. Nagu ma kogu aeg inimestele rõhutan, et rulli kolmedimensionaalselt. Ehk siis ei ole mõtet rullida ainult seda säärelihast keskelt, vaid pööra jalga natukene välja, saad rohkem keskenduda välimisele küljele ja rohkem sisse, saad rohkem keskenduda seesmisele küljele. Ja kui sa leiad mingi sellise väga valusa või jäiga punkti, siis üks variant on seal ennast edasi-tagasi nühkida. Ja teine asi, mida veel teha, on see, et sa teed seal punkti peal risti suunas rullimist. Ehk siis annad talle nagu täiesti teistsuguse suuna ja sunnid neid lihaskihte omavahel teistpidi läbi käima. Ja siis saab ka teha veel nii, et sa fikseerid selle valusa punkti ära ja pikendad ja lühendad lihast. Sääre puhul siis painutad sirutad hüppeliigest. See siis sunnib selle lihase sealt luu ja rulli vahelt põhimõtteliselt läbi libisema ja paneb need kihid omavahel paremini liikuma. Nii, siis järgmiseks hamstring. Põhimõte samasugune, mina soovitan alguses natukene soojaks rullida. Jällegi kergelt jalgu sisse välja pöörates. Ja siin siis samamoodi järgmine tase on üks jalg. Et siis lihtsalt panedki keharaskuse ühele jalale ja libistad jalga mööda põrandat edasi-tagasi. Kui see on liiga raske või liiga valus, siis keskendu alguses mõlema jala korraga tegemisele, nii et sul on selle jala peale väiksem raskus, väiksem koormus, väiksem valu, siis sa teed endale head, mitte ei tee endale liiga. Nii et mina ei soovita läbi põrgupiinade rullida, sest et minule ei meeldi see, kui antakse kehale valusignaal. Ma tean, et mõned soovitavad läbi kohutava valu rullida, aga mina olen soovitanud ennast mitte piinata ja ka nii on inimesed väga häid tulemusi saavutanud. Nii, tagareis on tehtud, siis võtame näiteks reie välimise külje, mis on väga tihti inimestel väga valus. Eriti jooksjatel, kindlasti jõutõstjatel, kulturistidel eriti, sest et kvadriitseps peab ikkagi olema ilusti suur ja punnis ja siis tavaliselt see
kus meil läheb tensor fascia lata ja kõik see on tavaliselt väga pinges. Samamoodi siis nagu jooksjatel. Ja mis me siis teeme? Keerame selle reie välisküljega ennast siia rulli peale ja seda, kui palju me koormust sinna paneme, saame siis reguleerida teise jalaga. Et kui sul teine jalg on maas, siis nagu loogiline on, siis sul on seal väiksem koormus peal. Ja samamoodi siin välisküljel natukene mõtleme jälle kolmedimensionaalselt, et saame kõik need kiud läbi rullida. Et seal on siis see tensor fascia lata, reie 4 pea välimised kiud, et olenevalt sellest, kuidas te siin rulli peal olete, siis olenevalt sellest te neid kiude töötate. Ja siis, kui tahate väga suurt koormust, siis tõstate selle teise jala maast lahti ja lasete nii, siis on kogu keha raskus siin peal. Mida ma väga tihti ei ole näinud inimesi ennast rullimas, on sääre välimine pool, mis on kindlasti pinges jooksjatel. Ja kui on olnud inimesel hüppeliigese probleem, vigastus, rebend, midagi sellist, siis tihti ka need lihased lähevad ülekoormusesse ja hakkavad seda sama hüppeliigese tööd segama. Nii et tegelikult hüppeliigese sidemete ravis on nende samade lihaste hooldus väga tähtis, et sportlase jaoks võib see tähendada seda, kas tal jääb see hüppeliiges valutama või muutub seda täiesti sama funktsionaalseks, kui ta enne oli. Ja samamoodi leiame enda jaoks sobiva koormuse, sätime seda siis teise jalaga, kui teine jalg on maas, siis teed sellist pehmet rullimist ja koormust alla ja kui teise jala maast lahti tõstad, siis on jällegi keharaskus seal peal. Ja samamoodi käime siis läbi need kõik erinevad nurgad, et siin on ka varba sirutajad, nii et põhimõtteliselt võite ka, kui siit jääte mingi valusa koha, siis varbaid hüppeliigest painutada, sirutada, siis juhtub sama asi, mis sääre tagaosa puhul, et liigutate neid lihaseid siit alt läbi. Et see on selline mõnus lisavõimlemine. Nii, siis jalgadest viimane asi on lähendajad. Jällegi selline asi, mida inimesi tihti tegemas ei näe, sest et ei suudeta välja mõelda. Aga väga lihtne. Selline puusast 90 kraadi asend, jalg küljel ja rullid ennast küljele, toetad jala lõdvalt rullile ja lased gravitatsioonil ja oma kehal töö ära teha. Et ei ole mõtet rullida lihast, mida sa pinges hoiad, nii et ära siia alla vastu suru, vaid hoia jalga võimalikult lõdvalt. Ja põhimõtteliselt siin rulli peaaegu kubemel. Ei ole mõtet rullida ainult poolt reit ja ei ole ka mõtet siin intiimpiirkonda rullida, sest et siin kubemes on juba lümfisõlmed, närvid, arterid, et seda ei ole mõtet rullida, aga kõik, mis jääb, ütleme sellest bokserite joonest allapoole, sinna võite hagu anda, sest seal on kõik üsna safe. Ja siin lähendajatest samamoodi, et kui te tõstate jalga lae poole, siis te saate natukene rohkem siis eespool olevaid lihaseid, nagu ma rääkisin kolmedimensionaalsusest. Ja kui jalg on maas, siis on rohkem keskmine osa ja mida rohkem te seda puusa pöörate, seda rohkem neid erinevaid nurkasid te lihastel läbi käite. Nii, sellega on jalg tehtud.
Siis selja rollimine. Tõenäoliselt kõige popim asi rollide juures. Et kui muud välja ei mõelda, siis selga osatakse ikka rollida ja siis antakse sellele hagu täiega. Nii et vibutatakse selle peal nagu homset ei oleks. Aga mina soovitan alaselja rollimisel olla ettevaatlik ja mõistlik. Ja mina isiklikult ei soovita rollida alaselga keskelt. Ehk siis nii ma ei soovita teha. Mina soovitan alaselga rollida nii, et sa rollid ühelt poolt lülisammas ja teiselt poolt lülisammas, aga mitte keskelt. Ja välja näeb see nii. Panen rolli siia alaselja alla ja lihtsalt kallutan ennast natuke vasakule. Nüüd ma olen põhimõtteliselt siis erector spina lihasmassi peal. Seal all on jälle need kvadraatused ja tegelikult kvadraatus ongi seal siis peamine. Ja siis niiviisi rahulikult jällegi edasi-tagasi liigutus 10-15 sentimeetrit. Ja samamoodi, et leiate endale mugav asendi ja kui tunnete, et läheb pehmemaks, hakkab liikuma, siis pöörate teise poole. Nii et mina ei soovita rullida alaselga keskelt lülisamba pealt ja seal peal pikutada. See võib mõnda inimest aidata, kellel ongi seal näiteks mingid kapsliprobleemid või midagi sellist, aga inimesele, kellel neid probleeme ei ole ja kes seda väga palju teeb, põhimõtteliselt, teoreetiliselt ta võib neid tekitada. Nii et võtke kõike mõistusega. Ülaseljal saab seda keskosa natukene julgemalt rollida, sest seal juba põhimõtteliselt lihased hoiavad seda asendit lülidel. Ja ülaseljal siis samamoodi soovitan ka natuke pöörata ühele poole, ehk siis teha, siin tulevad siis lai lihase osa, abaluude vahelised lihased, rombid, trapetsid ja siis just trapetsi keskosa, alaosa. Ja kui nüüd siin ennast selle rulli peal pöörata, siis saab ka rullida lai lihast. Niiviisi läheb siis see rull veidi ka abaluu peale, nagu ta mul praegu on. Ja kui on õlaprobleemid, siis võib see abaluu peale toetumine väga valus olla. Nii et arvestage sellega, et võib-olla mõni ei saa ise täpselt aru, et mul on niiviisi rullides valus, et mis mul siis tegelikult viga on. Et kui see abaluu peale ei lähe ja oled lai lihase peal, siis see ei tohiks nii väga valus olla, aga abaluu pealsed lihased on tavaliselt tundlikumad, seal on ka närvid nahale lähemal, rohkem pindmised. Ja tegelikult ma soovitan ettevaatlik olla ka siit nüüd küljelt rullimisega. Et see sama, kus tuleb meil lai lihas ja saaglihas, niiviisi see, mis meil niiviisi kiududena tuleb. Siin on ka närvid väga pindmiselt. Nii et rullite omal vastutusel ja kindlasti eriti ettevaatlik peab olema, kui rullitakse nende ogaliste rullidega. Et kui siin ikkagi väga hagu anda nendele närvidele, mis meil siin õrnas kaenlaaluses piirkonnas on ja kogu aeg seda siukse traktori rehvi mustriga taguda, siis võib saada sinna närvipõletikku
mis põhimõtteliselt võib teie ilusa saaglihase lihtsalt välja lülitada. Nii et tehke seda mõistusega. Lisaks rullib ka siis roideid, millega on väga palju probleeme inimestel tänapäeval ja just kulturistidel, tõstjatel, sest et tööd on inimestel nii staatilised, et kõik need roiete vahelised lihased ja liigesed kõik jäigastuvad, ei liigu enam omavahel hästi ja siis sellest hakkavad juba omaette probleemid tekkima, kellel on valud hingamisel ja kõik need võivad tulla siis roiete probleemist või siis roiete vaheliste lihaste närvide probleemist. Nii, et käisime siis läbi siin lailihase, selja keskosa ja siin ülaseljal võib nagu natukene rohkem siis ennast võimelda, liigutada, et kas siis natukene ennast siit üle sirutada, tagasi tuua, natukene ennast järgmisesse asendisse liigutada, jälle üle sirutada, tagasi tuua. Nii võib selle vaikselt ja ettevaatlikult läbi käia. Nii et õigesti tehtuna on rullimine väga hea asi, aga kui on ikkagi mingisugused eelkõige liigesprobleemid, siis tuleb seda võtta mõistusega ja kindlasti konsulteerida spetsialistidega, sest et rullimisega võib liigesprobleemi või alaseljas mingi närviprobleemi ka hullemaks teha, kui seda teha vale probleemi puhul või näiteks liiga intensiivselt, liiga kiiresti, liiga hoogsalt alustades. Et mul on ka endal olnud niiviisi seal selja keskosas tõsine liigesprobleem, et ma ei saanudki rullida. Ma pidin väga kõvasti võimlema, mis siis parandas selle piirkonna verevarustust ja nüüd ma saan rahulikult rullida. Nii et nagu ikka, võtke asja mõistusega. Siis teoreetiliselt on võimalik rullida ka triitsepsit ja ka täitsa praktiliselt. Töötab. Jällegi kätt natuke pöörates ja jällegi arvestades, et triitsepsi siseküljel on meil õrnad närvid, tulevad kaenlaaugust ja kaenlaauku ei ole mõtet ka rullida. Triitsepsil pigem siis soovitangi rullida nii-öelda seda tagumist külge. Ei ole kõige siuke loomulikum liigutus, aga töötab. Ja loomulikult, kui on näiteks õlaliigeses valu, siis reegel peaks olema see, et kui on valu, siis kõigepealt mõtle ja siis tee. Kas rinnale ka saad? Ma ise olen nagu oma rinda ka veits rullinud, et lähengi rinnaga sinna peale ja õla esiosa samamoodi, et kas see on õige või vale? Põhimõtteliselt saab, aga mina olen rinna puhul kasutanud näiteks sellist asja, kummipalli ja seda siis juba lihtsalt käega rullinud. Või siis vastu seina, õla esiosa, et see on ka, kui sulle meeldib niiviisi, siis saab. Et see on juba isikliku eelistuse küsimus, väga sa endale sellega viga ei tee, nii et pea lihtsalt meeles need tundlikumad kohad kaenla alt, kubemest ja põlve tagant, seal ära rulli. Kõik muu, mida rohkem on
piirkonna peal lihast, seda turvalisem on rullida ja seda rohkem. Nii, räägin siis läbi ka sellise väikse asja nagu palliga rullimise. Ise ma väga fännan sellist spetsiaalselt kummipalli. Ta on üsna jäigast kummist, kõvem kui tennisepall. Alustada võib täitsa tennispalliga, aga see on siis niisugune edasi jõudnud teema. Kust seda osta saab? Minu käest. Sinu käest. kui väga otsida, siis saab mujalt ka võib-olla mõnedest spordipoodidest küsida. Ma olen kuulnud seda, et lacrossi pallid pannakse. On see lacrossi pallidega tehakse seda, mida mina näitasin teile selili rollil. Ehk siis põhimõtteliselt sirutatakse ennast üle nende pallide või need pallid tekitavad lülides sirutuse. Et see on nagu niisugune põhimõtteliselt liiges manipulatsioon, et kui sa selle palli sinna paned, siis ta nagu viib need liigesed teineteisest eraldi, ta eraldab need liigesed. Et see on natuke teine teema. Et see, mida mina sellega teen, on siis nagu lihashooldus. Ja mis ma siis teen? Ma panen selle palli abaluu peale, siin kus on need hellad õlalihased, rotaatormanseti lihased. Paljud on kuulnud, võib-olla ei ole näinud. Supraspinatus on siin üleval, siis siin on meil infraspinatus, teres minor, major, kõik nad on siin abaluu peal, kinnituvad õlga. Ja panen palli abaluu peale, toetan ennast vastu seina, käe panen mina tavaliselt vastas õlale, siis ta paneb sellise mõnusa mugava asendi sinna rullimiseks ja teen selliseid väikseid rahulikke ringeid liigutusi. Ma olen ühe korra kuulnud, kuidas üks sportlane tõesti suutis endale ka siin liiga teha, aga sportlased kipuvadki sellised masohistid olema, nii et jällegi pigem tee mõnusalt ja mitmed korrad pikaajaliselt või pikema aja vältel, kui see, et sa nüüd lendad sinna täiega peale, nii et tükid taga. Ja põhimõtteliselt saad siis sellega läbi käia abaluu harja aluse piirkonna, kõik mis on abaluu harjast allapoole. Nii, siis sellest samast asendist, kui ma nüüd pööran ennast siin peal, siis see pall on nüüd abaluu ja lülisamba vahel. See on romblihased ja trapetslihase keskosa, kõik mis teevad seda abaluu lähendamist. Ja siin samamoodi natukene saad oma keha asendit kõrgust määrata sellega, palju sa ennast põlvedest kõveraks lased ja teed ringeid liigutusi. Sellisele, kes seda varem teinud ei ole, võib see olla väga huvitav ja valulik kogemus. Ja kindlasti on võimalik ka halvasti hooldatud lihaseid siin ärritada. Ehk siis, kui ta on väga halvas seisus, siis ta võib selle korraks nagu üles ärritada, põhimõtteliselt nagu ka väga tugev massaaž. Põhimõtteliselt võib korraks nagu põletiku üles kiskuda. Nii, ja niiviisi käime siis läbi põhimõtteliselt ülaselja ja nagu siis varem mainitud, saabki siis sellega teha rinnalihast, õla esiosa, mida iganes biitsepsit rinnalihast saab teha ka nii, et sa paned ta näiteks mingi nurga vastu või siis lihtsalt vastu seina ja rullid, liigud ise selle peal edasi. Ja põhimõtteliselt, kui väga tahta, on võimalik masseerida isegi trapetsi ülaosa. Aga selleks peaks meil olema mingi nurk, oletame, et siin on niisugune sein, et ma saaks panna palli siia. Ja siis ma saaks teha niiviisi, et ma kehaga rullin seda palli üle trapetsi. Nii et leidke kodus nurk, pall ja proovige, kas mõtlete välja ja andke teada, kui olete sellega hakkama saanud. Aitäh!